rahvas. No nii, täna siis sõidame Tigase rallirajale. Et toimub Tigase karikavõistlus, teine etapp. Et lähen esimest korda ATV-ga võistlema, vaatame, mis sellest välja tuleb. Et praegu on nimekirjas 3 ATV-d meil, mina ja veel 2. Et noh, pedestaalil on võimalik saada isegi. Arvestades seda, et ATV-ga esimene võistlus ka, aga saame teada, kui roostas ma olen ja kui hästi sõita oskan. Aga no, meil on siin veel tiksuda natuke sinna ja vastu jõuame kohale. No nii, jõudsime kohale, laadisime maha ennast. Üksikud rattad juba seal pläristavad. No, nüüd on jäänud oodata ainult. Kõige selge. Ja. Давай. Ова.
minu jaoks niisugune võistlus läbi. Ülekaal ja pasane. Ka taluspüksid aga märjata. Mis on märjaks see? Ei ole vastavad püksid. Nii tubli, palju õnne. Aitäh. Elu esimene karikas. Jaa. Teine koht. Nii. Markus. Rahvas plaksutab kõik igal pool. Jah. Abi eest. Palun. Ja ATV-klassi võitja Andre. Nii. Palju õnne. Aitäh. On pilti ka? No ei, võidukalt lõpuni sõidetud ja sõidame koju nüüd ära. Raske, väga raske, käed nii valutavad. Jõõker. Aga no, sõitsin lõpuni ikkagi. Mõtlesin küll vahepeal, et tulen maha ära läheb. Kuna niikuinii oli 3 võistlejat ja aga midagi kaotada ei olnud ega võita ka. Aga äge oli. Eks näis. Võib-olla järgmine kord jälle. Aga noh, ja ütleme, renekatele vastu on suht raske saada üldse. Aga no see ei olnudki põhiline. Põhiline oli tõestada iseendale, et suudan tund aega krossi ära sõita. Ja et mul CF laiali ei lagune ennem vahepeal. Need olid 2 põhieesmärki. Need ma saavutasin ka. Ma olen iseendaga rahul vähemalt. Aga noh, nüüd tiksume koju ära ja puhkama. Aga teiega varsti näeme. Tšau, puhka!